Sinu hinnang trassile, sinu hinnang oma sõidule? Läksin positiivsete mõtetega, et seda särki ikka endale saada, et see oli minu jaoks väga oluline. Et õnneks see ka õnnestus, et teisel ringil üritasin, proovisin, testisin teiste jalgu ja õnnestus kohe vahe sisse sõita ja sõitsin sealt edasi oma tempoga ja vahe järjest suurenes. Nii et väga palju vaeva ei pidanudki nägema. No eile põrutasid päris korraliku keskmise kiirusega sellel raskel rajal, mis annab tunnistust, et vormikõver on tõusmas sinna ülesse poole, mis ees ootamas. Jah, õnneks on kõik plaanipäraselt läinud, et estikateks vormi saada ja sealt veel peale seda Giro d'Italiat sõita ja 29. juuli olümpiamängud maanteel. Selge, no eeldatavalt saab see olema üks tõsine ettevõtmine ja lähed jahtima loomulikult olümpial väga kõrget kohta. Kas on see nii? Jah, et siin eelmine nädalavahetus ma sõitsin kõrge kategooria võistlust Trentinot, esimese kategooria, et see näitas, et jalg on hea ja olen konkurentsivõimeline ka maailma tugevamatega. Ja millal siis kodukamaral taas sind võistlemas võimalik näha? Ma arvan, et mitte pea, et praeguseks aitab, et hooaja alguses sai piisavalt võisteldud ja vormid imitud siin Eestis, et nüüd on aeg välismaal treenida. No aga eeldatavalt võime näha Grete supersõite ka hooajal 2013-2014 või? Arvatavasti mitte. Šade ütlevad saksed kahju, aga elame päevakaupa, elame kuude kaupa ja vaatame, mis saab järgmisest aastat. Aitäh sulle, Grete, ja edu! Aitäh!